No jätkame nüüd seda vestlust ja minuga on liitunud Brian Kaatulis, Lähis-Ida instituudi vanemteadur. Brian, tore, et oled täna meiega I24 News Englishis. Juba on ameeriklastelt ja iraanlastelt tulnud vastuolulisi sõnumeid. Asepresident J.D. Vance ütles, et Iraan lubab IAEA tuumainspektorid riiki. Iraani välisministri pressiesindaja ütleb nüüd, et see ei pruugi tõsi olla. Esiteks, ei pidanud Teheran neil Šveitsi kõnelustel tuumaküsimuse üle läbirääkimisi. Ja igasugune koostöö IAEA-ga peab saama heakskiidu Iraani parlamendilt ja kõrgeimalt riiklikult julgeolekunõukogult. Mis siis tegelikult Šveitsis saavutati? Ma ei ole kindel. Meil ei ole veel selge, millised olid arutelu piirjooned. Need olid pikad arutelud. Aga kui sul on kaks nii vastuolulist avalikku versiooni osapooltelt, Trumpi administratsioonilt ja Iraani režiimilt, kes sisuliselt valetavad iga päev, siis on raske hinnata. Sõltumatu analüütikuna, kui palju sellest meenutab poliitkampaaniate debati järgset spinni, kui kandidaadid omavahel vaidlevad? Huvitav on see, et kui ma kuulsin Ameerika poolelt seda detaili IAEA kohta, tuli mulle meelde mõned arutelud, milles ma osalesin veebruaris enne sõda. Kui ma kuulsin inimestelt, kes olid USA ja Iraani kõnelustel, et IAEA oli tegelikult laua taga. Nad olid valmis Iraani tagasi minema ja see oli arutlusel. Ja ma mainin seda sellepärast, et analüütikuna jälgin ma, mida nendes aruteludes saavutatakse. Nii Genfis toimuvate kui ka nende puhul, mis kestavad 60 päeva. Hindan ma, kas see, mis saavutatakse, on parem kui see, mis oli tõenäoline enne sõda. 27. veebruaril. See ei pruugi olla sugugi nii erinev, mis on üsna irooniline, sest ma arvan, see annab Iraani režiimile sisuliselt palju rohkem raha, nagu te just arutasite, ja palju rohkem mõjuvõimu selliste riikide üle nagu Pärsia lahe riigid ja sealhulgas Iisrael, arvestades ohtusid, mida Iraani võrgustik jätkuvalt kujutab. Need IAEA inspektorid ei ole tegelikult Iraanis sees käinud alates 12-päevasest sõjast 2025 aasta juunis. Nüüdseks on möödunud juba üle aasta. Aga isegi kui nad lastakse tagasi, Brian, kes ütleb, et nad tegelikult jälgivad Iraani tuumaprogrammi. Enne seda sõda näitasid iraanlased IAEA inspektoritele neid objekte, mida nad ise tahtsid näidata. Nad hoidsid varjatud tuumarajatised IAEA eest peidus. Nii et isegi kui neil lubatakse riiki tagasi tulla, mis siis muutub? See on tõesti väga oluline küsimus ja vastus sellele sõltub tegelikult sellest, kui hea on Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja teiste riikide luureinfo Iraani kohta. Ja mis mind selle sõja puhul muretsema paneb, kõigepealt see 12-päevane sõda me kuulsime president Trumpilt, et tuumaprogramm hävitati, kui sa seda mäletad, umbes aasta tagasi, eelmise aasta juuni lõpus. Aga siis kuulsime 6 kuud hiljem, et seda ei hävitatudki. Ja osa põhjuses, miks pidime Iisraeliga Iraani vastu sõtta minema, oli see, et tuumaprogramm oli jõudmas tuumarelva tootmisele väga lähedale. Ja probleem ongi selles, kui sul on USA administratsioon, mida juhib president Donald Trump, kes, nagu ma mainisin, valetab kogu aeg. Ja siis on Iraani režiim, kes on aastakümneid valetanud. On väga raske tegelikult hinnata, mis on tõde selle küsimuse faktide osas, mis on üks tähtsamaid küsimusi, millega Lähis-Ida täna silmitsi seisab. Kas Iraan on tuumarelva saamisele lähemal või mitte? Ja võimalus varjatud paikade olemasoluks. Jällegi, IAEA kontrollimehhanismid saavad teha ainult nii palju, kui neid ei toeta hea luureinfo mitmetest riikidest, nagu USA ja Iisrael, kellel on võimekust seda koguda. Mis on siis teie arvamus sellest esimesest läbirääkimiste voorust? Kas see on märk sellest, et vastastikuse mõistmise memorandumist võib 60 päeva pärast saada midagi püsivamat? Või näitab see hoopis, kui habras see hetk on, kui iraanlased olid peaaegu valmis läbirääkimistest lahkuma ega lasknud neil üldse jätkuda? Kuhu teie arvates see olukord liigub? Esiteks näitab see, kui suur on Iraani asümmeetriline mõjuvõim. Minu arvates raiskasid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael palju relvaarsenale ja ressursse. Ja, nad tekitasid kahju Iraani sõjaliseks juhtkonnale ning kõrvaldasid kõrgeima juhi veebruaris. Aga iroonilisel kombel viis, kuidas Trump seda läbi räägib, kujuneb sellest alistumisleping. See on hullem kui 2015 aasta Iraani tuumalepe, mis tagantjärele vaadates tundub päris hea. Sest seal olid üsna ranged kontrollirežiimid ja nendele avaldati endiselt survet. Ei olnud selliseid tohutuid rahalisi kingitusi. Mõningaid oli, aga mitte sellisel määral, nagu praegu välja pakutakse.
see lisaks sellele, et Hezbollah Liibanonis jätkab meie partnerite ähvardamist Iisraelis, see teeb mulle muret, et president Trump, kuna ta on sisepoliitiliselt nii nõrk ja kuna Ameerika avalikkus on tema vastu pöördunud, ajab taga üsna halba kokkulepet, kui me jälgime, mida J.D. Vance teeb. Vaatame, kas välisminister Marco Rubio suudab piirkonnas Pärsia lahe riikidega paremini hakkama saada, aga ka nemad pole rahul. Millega nad rahul ei ole? NIS valmistab neile pärast seda esimest läbirääkimiste vooru kõige rohkem muret. No teie varasem raport käsitles seda. Eelkõige ei ole nad rahul sellega, et neid rünnati, eriti Araabia Ühendemiraadid ja teised. Ja me ei pakkunud sellist toetust ega kaitset. Ma mõtlen, et olukord paranes küll. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid aitasid tegelikult olukorda parandada. See oleks võinud olla palju katastroofilisem, ilma õhutõrje ja selliste asjadeta. Nad ei ole ka rahul sellega, et need arutelud, millest sisuliselt on teadlikud vaid Pakistan ja Katar, mis on ainus Pärsia lahe koostöönõukogu riikidest, toimuvad. Mõnedel teistel suurte Araabia lahe riikidel on mure, et nad sisuliselt ei ole läbirääkimiste laua taga, mis on sarnane sellele, mis juhtus P5+1 läbirääkimisraamistikus, mida kasutati 2015 aasta kokkuleppe eel. Ja just sellepärast olid nad suures osas pahased, kuna neid ei kaasatud. Siin ei ole eriti arutelu. Ja seepärast loodan, see on hea märk, et sekretär Rubio kavatseb nendega rääkida. Ma loodan, et ta küsib neilt, mida nad sooviksid lõplikus kokkuleppes näha, sest nemad peavad seal piirkonnas elama. Ja just nemad on majanduslikult kõige rohkem kannatanud, kuna Hormuzi väin suleti, mille üle Iraanil polnudki mõjuvõimu. Enne kui me alustasime seda sõda Iisraeliga 28. veebruaril, ja paljud osapooled, keda need läbirääkimised kõige rohkem mõjutavad, ei ole tegelikult üldse kaasatud. Brian Catulis, väga oluline vaatenurk, mida tuleb jätkuvalt esile tõsta. Aitäh, et olite meiega I24 News Englishis, hindame seda. Aitäh, tänan!